kui selline tunne nagu stress, ärevus, seletamatu teinekord, või selline enda võimetes kahtlemine, enesekindlusele hoopide saamine on tuttavad teemad, siis mul on pakkuda midagi huvitavat kuulata. Samas ka turvalisus ja stabiilsus, äkki need on hoopis midagi sellist, mis hoiavad mind tagasi. Igal juhul tere, sa kuulad või sa vaatad kogemusnõustaja Silver podcasti. Mina olen Silver Kleiman-Leiman. Ma tegelen kogemusnõustajana nüüd ainult ja minu kogemus on siis sügav depressioon, generaliseerunud ärevushäire ja mitmeid kordi ebaõnnestumine nendest taastumisel ja samal ajal ka siis lõpuks terveks saada. Ja seda podcasti ma teengi sellepärast või üldse kõike, mida ma teen sellepärast, et olla toeks sellele inimesele, kes ise ka abi otsib või otsib sellist järgmist sammu enda teekonnal, kuidas olla inimene, kellel on hea vaimne tervis. Vahepeal on olnud päris sündmusterohke periood, kus on hästi palju muutuseid toimunud. Ja kes on hoidnud silma peal minu ülejäänud sotsiaalmeediakanalitel, Instagramis, Facebookis, TikTokis, siis seal ma olen ka nendest muutustest kajastanud, aga kuna nüüd on olukord rahulikum, ma olen teinud hästi palju otsuseid, mis on mulle lõpuks tekitanud sellise seisu, kus ma olen iseenda aja peremees nüüd ainult. Ehk siis mõni aeg tagasi, veebruarikuus, mul tuli võtta vastu otsus, et ma ei saa jätkata seda elu, mida ma elan siis oma töökohustuste tulemusel. Ja ma pidin ära tulema töölt. Ja see on üks huvitav ajaperiood olnud selles osas, et ma ju ise propageerin kaunisti muutuseid ja et peab väljakutsetele vastu minema ja hirmudele vastu minema, siis seda muutust ma tegelikult jõhkralt kartsin tulla töölt ära, sest esimene mõte oli kohe muidugi see, et kus ma siis raha saan, kuidas ma üldse ise hakkama saan, kuidas ma enda üürid saan makstud, kuidas ma enda arved saan makstud. Ja eks neid hirme oli veelgi selles osas just, et sotsiaalsel tasandil ja üldse nagu ka mehe tasandil, et kuidas mind nagu näiteks teised inimesed hakkavad vaatama, et ma nüüd tulen töölt ära ja proovin kuidagi oma asja ainult ajama hakata. Või see, et mehe vaatevinklist siis, et kuidas ma nüüd võtan endale sellise rolli, et ma tulen selliselt turvaliselt ja kindlustatud allika juurest ära, mis tagab mulle sissetuleku, mis tagab mulle võimaluse üüri maksta, arveid maksta ja järsku nagu see kõik ära kaotada. See oli päris hirmus tegelikult. Aga ma tundsin ennast vahepeal ülisitasti selles osas, et ma ju alustasin kogemusnõustajana oma teekonda aastal 2020, kui ma sain enda kogemusnõustaja tunnistuse. 2020 lõpp, siis kui täpne olla. Ja täiesti nagu nõustajana ma alustasin 2021 alguses. Sisuliselt suht samal ajal, kui ma otsustasin kaineks hakata. Aga see töölt ära tulemise teema oli mul mõttes tegelikult päris pikka aega. Just sellepärast, et minu taust on see, et ma olen 10 aastat teinud müügitööd. Ma läksin ülikooli kõrvalt kunagi ajakirju müüma, Äripäeva, mis oli nagu meeletult äge kogemus, see kasvatas mind inimesena. Ja siis ma jäingi nagu sinna müügimaastikule. Aga nüüd hilisemas eluetapis, kui ma alustasin ka oma tegevust kogemusnõustajana, siis mulle jõhkralt jäi painama see, et näiteks töönõustajana kõik, mida ma teen, kõik, millise panuse ma annan ise, vahet ei ole, kas see on siis sotsiaalmeedias blogi pidamine, artiklite kirjutamine, see kõik muutub millekski. See
toob minu juurde kas mõne inimese, kes otsib abi, see avab mulle uusi võimalusi näiteks esinemiste osas, see kasvatab mind, ma lähen rohkem selliseid ebamugavusi tegema, nagu ongi sotsiaalmeediasse videod, postitused, seesama, mida ma praegu teen. Et ma ei oleks kunagi osanud arvata, et ma kunagi sellist asja hakkan tegema. Ja see on kasvatanud mind hästi palju inimesena, just ma mõtlen. Aga see müügitöö lõppfaas oli siis selline, et mul tuleb see üsna okeilt välja. Ma toon tulemusi. Mul pole mingit küsimust on ju võõraste inimestega suhteid luua. Aga see miks ma seda teen, hakkas ära kaduma. Ja mul hakkas see tulemustele orienteerumine või see, et nagu tulemustest sõltub see, kuidas ma iseennast defineerin. Et kui mul on head tulemused, täidan enda eesmärki, teen mingi meeletu käibe, löön nii palju kliente lukku, siis ma tunnen ennast hästi. Aga kui mul tekib selline madal periood näiteks, kus ongi erinevatel asjaoludel mingid diilid kukuvad ära näiteks, ma ise võib-olla olen laisk, jätan midagi tegemata, siis see peegeldub ka minu tulemustes. Ja kui tulemused on kehvad, siis ma hakkasin neid uskuma. Ja ma hakkasin neid uskuma niimoodi, et see hakkas mulle endale halba enesetunnet tekitama. Et minu töö hakkas mind defineerima kui inimesena. Ehk siis selline konflikt tekkis minu tegevuste sees. Et ühelt poolt see nõustamine, mis mul on nii südamelähedane, ma naudin sellega tegelemist. Ja nagu mul võib ükskõik kui halb päev olla, ma leian ikka mingisuguse asja selle nõustamise osas, mis toob mulle rõõmu. Ja tundeid on selles mõttes okei tunda. Ma võin kõik tunded vastu võtta. Lihtsalt see viimane töökoht, mis mul oli, tulemuste tagaajamine, ei jõua neile lähedale, siis tunne, et ma ei ole piisav. Vahet ei ole, mis ma teen üldse. Ikka ei ole nagu piisav. Hakkasin endast kahtlema. Minu enesekindlus sai väga tugevad löögid. See hakkas ka veidi sisse imbuma minu nõustamise töösse. Ja ma tundsin, ma hakkasin ärevust tundma uuesti. Mingi asi oli minu sees, mis tõi mulle sellist rahulolematust iseenda suhtes. Vahet ei ole, mis ma tegin. Ja see aina kasvas. See kasvas ikka päris ropult. Mul olid hommikud aasta alguses sellised, et mul oli keeruline ärgata. Tööle minemine oli kui midagi sellist, mis võttis väga suure tüki minust ära, energia poolest just. Ja just see, et ma nagu sunnin ennast millekski, mida ma ei taha teha. Ehk siis kõik märgid on olemas. Silver, tee muutus. Et see asi enam ei täida su hinge, see asi ei too sulle rõõmu enam, et miks sa teed seda. Aga just see turvalisus, stabiilsus, kõik see, mida propageeritakse, et on ühel inimesel vaja. Kui ma lugesin Simon Sineki raamatut Infinite Game, lõpmatu mäng, siis seal oli väga hästi välja toodud lause, et stabiilsus definitsioonina tähendab, et mitte midagi ei muutu. Kõik on samasugune. Ja kui võtta ennast inimesena, mis muutuseid ma olen läbi teinud aastast 2018 alates, sinna hulka arvestada kõik see depressiooni langemine, ärevushäire diagnoos, mitmed ebaõnnestumised, endalt eluvõtmise katse, meeletutes kogustes joomine ja lõpuks siis 2021 aastal on ju teha enda elus muutus, kannapööre täielik. Arusaamine, et mina olen see, kes mulle tegelikult kõik need kannatused põhjustab ja minu harjumused, eluviisid ja elustiil üldse, siis pidi ju midagi muutuma. Ja muutus minu käitumine kõigepealt. Ma lõpetasin joomise, ma hakkasin rohkem liikuma ja ma avastasin iseendas külgi, millest ma ei olnud üldse teadlik. Ja sealt sai alguse minu tee selle inimesena, kes ma praegu olen. Ja kui tulla tagasi minu töö juurde, siis ma ju tegin seda sama asja, mida ma olen kogu aeg teinud. Aga inimesena
ma olin muutunud. Ma jätkan muutumist. Ja minu sisemaailm ja minu ümbritsev keskkond ei olnud enam omavahelises harmoonias. Ehk siis nad ei sobinud kokku enam. Minu ümbritsev keskkond ehk siis minu töö, minu valikud selles valdkonnas põhjustasid mulle kannatusi, sest ma olin inimesena hoopis keegi teine kui see töö, mida ma tegelikult tegin. Ja, ja ma ignoreerisin neid märke. Mul oli lihtsalt mingisugune rahulolematus, ärevus, stress, mittepiisavuse tunne. Ja see hakkas peegelduma ka kõikides minu järgmistes ettevõtmistes, minu suhetes, minu suhtes iseendaga. Ja see ei olnud hea tunne. Ja lõpuks ma olingi sellises seisus, kus ma olin nagu fuck it. Nagu, mis on kõige hullem asi, mis juhtuda saab, kui ma praegu otsustan töölt lahkumise kasuks. Hirmus oli, aga samas ma enda peas mõtlesin, okei, mul ei ole mitte ühtegi laenu, mul ei ole kodulaenu, mul ei ole lapsi, mul ei ole otseselt nagu mingeid asju, mis mul tegemata jääksid või mille eest ma peaks vastutama ja siis tunduski nagu õige lüke hüpata pea ees tundmatusse. Ma oleks ilmselt saanud seda varem ka teha, aga mulle meeldib mõelda nii, et meiega juhtuvad täpsed asjad õigel hetkel ja täpselt nii kaua, kuni me lõpuks millestki õpime. Siis sellel hetkel oligi minu õppetund see, et kui midagi minu sees on, siis tuleb sellele tähelepanu pöörata. Ma kipun vahepeal nüüd unustama. Ja see ärevus ja see tunne järsku sai sellise vabanemise. Ma ei tea siiamaani, mis sellest kõigest välja tuleb, aga tundus meeletult vabastava otsusena. Loodan, et ma keelt ära ei kõrveta, käisin just enne podcasti alustamist matkaspordist läbi, võtsin uue termose endale, sest mul vanale tuli, ma ei tea, kas mingi tihend läks läbi või midagi sellist ja siis lekkis, aga nüüd ma olen siin ilus looduses, värskelt jahvatatud kohvis, tegin endale kohvi valmis ja nüüd naudin seda siin podcasti tehes. Nii et ära pane pahaks, kui vahepeal kuuled joomise hääli või helisid. Mõnusad kohviaroomid on küll. Ja maitseb ka pagana hästi. Paremini kui kodus kahjuks. Sellepärast ongi nii hea siia tulla. Kui tulla tagasi selle juurde, et sai see otsus vastu võetud, et tulla töölt ära. Ühelt poolt oli see meeletult vabastav, teiselt poolt nagu hästi hirmus, hästi palju hirme oli, et kuidas mu arved on makstud, kuidas ma nagu hakkama saan, kuidas mu üüris on makstud, kuidas ma üldse saan midagi nautida, kui mul kaob sissetulek ära kindel. Ja need nagu mõtted jäidki ketrama, aga see otsus oli nagu nii vabastav. Ja siis ma proovisin teha sellist asja, et okei, kui ma olen siis, mul on võimalik taotleda töötluskindlustushüvitist, eks ole. Ja ma ka sain selle. Ehk siis mul tekkis mingisugune turvapadi, nii-öelda. Ja töötukassaga, noh, mul on nagu kuidagi isiklik teatud suhestumine selle sõna vastu, et kuidagi minu jaoks tundub selline, et ma nüüd ei saa hakkama iseendaga ja siis lähen kellegi ukse taha kaapima. See selleks. Ja ma võtsingi siis selle tee ette, et ma olen siis nüüd ametliku sildiga töötu, saan toetust ja kui ma seda teed pidi läksin, siis ma sain sealt veel ühe õppetunni, sest minu jaoks oli see hästi ebameeldiv kogemus. Ühelt poolt küsida abi, aga siis see abi oli sellise tooniga, mida kõike ma enam teha ei tohi, mis oli meeletult nõme. Alguses ma olin suure hurraaga, et ma sain endal toetuse, ma saan hakkama natukene aega, aga enese teadmata see pani mind tegelikult ahelatesse, sest iga kohtumine nõustajaga, töötukassa poolsega, kes tegi muidugi kõigest oma tööd. Selles mõttes inimesena mul pole midagi tema vastu. Aga kõik see suhtlus kuidagi on minu silmis vale lähenemisega. Seda saaks teha teistmoodi. Et kui inimene, kellel on vaja abi,
siis kõik sellises vormis esitatud tingimused ei tohi, sa ei või. See kõlab kuidagi kahju tekitavalt või see ei teeni nagu seda üllast eesmärki, et kui ma olen Töötukassa, on ju, siis minu eesmärk on inimene tööle aidata, aga kui inimene saab toetusi ja muid abipakette, siis teda peaks just innustama. Proovi kõik, mis võimalik, et jõuda tagasi kas tööturule või alustada teekonda ettevõtjana. Aga just see, et sa ei tohi, sa pead hoopis teistmoodi tegema asju, pead mingit kindlat raamistikku jälgima, mis on minu arust nagu iseendale või sellele protsessile nagu vett peale tõmbav olukord. Sest ühelt poolt ma tahan ju kas siis tööle naasta või siis ettevõtja vaatevinklist alustada teed ettevõtjana. Ja kui mul on see, et mis on kõige veidram selles kontekstis, et kõik sotsiaalmeediakontod võrdub automaatselt reklaamina. Vahet ei ole, kui sa postitad mingi ilusa pildi, siis on võimalik see kuidagi seostada nende reeglite järgi, et see on avalik reklaam. Ja siis, kui sa teed reklaami, siis sa teed tööd ja sa automaatselt ei vasta enam nagu selle toetuste tingimustele. Mis oligi minu jaoks üks hästi ebameeldiv kogemus just sellepärast, et kõik see ei tohi, sa ei või, sa pead hoopis teistmoodi tegema, sa ei tohi mitte midagi postitada, sa ei tohi üldse põhimõtteliselt aktiivne olla, see tekitas minus räige errori, sest ühelt poolt ma olen ju kogemusnõustaja Silver, aga Silver leiman kui inimesena on ju sama näoga, sama avatariga, et just kõik liigutused, mis ma teen ju võrdub siis sellistel tingimustel töö tegemisena. Ja ma hakkasin jälle ennast sitasti tundma, päris ausalt. Et just see, et kuskil on mingi hääl, sa ei tohi, sa pead ennast tagasi hoidma, sa ei tohi uusi võimalusi kaardistada, sest muidu sa jääd ilma toetusest, mis sellel perioodil veel, kui sul on asjad alles käima tõmbamisel, annab sulle teatud turvapadja, et kas siis maksta enda arved, kas siis käia poes näiteks, on ju. Ja see on, jälle tekitab sellise konflikti seestpoolt, on ju, et ühelt poolt ma tahan täiega teha, tegutseda ja teiselt poolt nagu on mingi ahel, mis hoiab mind tagasi, ma ei saa seda teha. Ja jällegi, on ju, märgid, halb enesetunne, jälle eneseusu kadumine, see on selge märk, et midagi peab muutuma. Ja jälle jõuan tagasi sinna punktini, et turvalisus, stabiilsus võib teinekord hoopis mind ennast inimesena tagasi hoida ja see võib mulle panna silmaklapid ette võimaluste suhtes, mis tegelikult mind arendavad, mis tegelikult viivad mind punkti, kus ma julgen võtta rohkem riske. Aga inimene on selline olend, kes kardab rohkem ilma jääda, kui ta kardab võita. Ja sellepärast ongi nii loomutruu hoida kinni veel millestki, mis on alles jäänud. Aga see kinnihoidmine paaniliselt võib olla just takistus, et teha muutus ja muutus paremuse suunda. Ja siis tuligi võtta vastu otsus, et loobuda toetustest, loobuda abist ja nüüd ma olen siis mina ise üksi hetkel, aga minu ümber on väga head inimesed. Minu ümber on tekkinud väga hea keskkond, mis soodustab minu arengut. Ma poleks ealeski arvanud, et minus on selline külg peidus, kes hakkab artikleid kirjutama ja kuna Äripäevas oli hea kogemus ja head suhted endiselt alles, siis kaks asja omavahel kokku, Äripäev tegeleb ka meditsiiniuudistega, siis ma sain endale sellise ägeda nurgakese virtuaalkliinikus, kuhu ma siis kirjutan artikleid enda taastumisteekonnalt, rollist kogemusnõustajana, annan soovitusi, kuidas siis toime tulla keeruliste olustikega ja samal ajal ka ma propageerin hullult seda, et nagu kõiki tundeid on okei tunda, et ei saa olla kogu aeg ainult hea. Kui tekivad raskused tuleb vastu võtta, kui on kurbus tuleb samamoodi vastu võtta, kui on selline tunne, et üldse ei jõua, ei taha, ei viitsi, seda on ka okei tunda.
ja see on ka jällegi märguanne, et midagi on kuskil minu elus, mis võiks muutuda või teistmoodi olla. Igal juhul jah, teekond on põnev, üksi toimetada nüüd ja enda sissetuleku eest vastutada on samuti äärmiselt põnev. Hästi palju on tundmatut maad, ma kindlasti õpin ja arenen inimesena ja ka siis nii-öelda ettevõtja rollis. Ja jällegi, see on juhtunud tänu sellele, et mitte ajada taga seda stabiilsust ja seda turvalisust, vaid just kuulata nagu enda sees toimuvat. Tegelikult kuulamine on nõme sõna. Ma ütleks niimoodi, et mu keha annab, minu keha, minu mõistus, minu emotsioonid, minu hetke enesetunne, see on mulle väga heaks kompassiks, mida ma enda elus, mis mu elus praegu toimub ja mida ma enda elus nagu ette peaks võtma. Kui ma tunnen nagu sellist rahulolematust, ärevust, stressi, siis midagi on ilmselt mu elus on ju, mis mind ei teeni enam ja ma kas teen mingit kindlat tegevust sellepärast, et ma olen harjunud seda tegema või see, et ma ei julge lahti lasta millestki. Ja kui ma julgen vaadata peeglisse, kirjutada näiteks välja, et mis ma igapäevaselt teen ja avastan sealt, et midagi, mis mind enam ei teeni, siis ma võiks sellest loobuda või seda asendada millegagi. Et see on päris julge samm. Ja alustada tuleks taaskord kõige lihtsamast ja kõige käega katsutavamast asjast, sest miks muutused ebaõnnestuvad? Me muudame liiga suurelt, liiga järsku ja tahame võib-olla seda tulemust saavutada juba järgmiseks päevaks. Aga see on teekond. Iga päev on uus võimalus, iga päev võib midagi muuta, aga just niimoodi, et see oleks ka lihtne saavutada, et see ei oleks nagu meeletu jõukatsumus ja tulekski nagu järk-järgult üles ehitada nagu torni laduda, et kõik on võimalik minu arust, kui ise uskuda väga palju sellesse. Millised muutused ma olen tähele pannud selle viimase 4 kuuga, kui ma otsustasin töölt ära tulla, siis ma olen avastanud seda, et on toimunud selline meeletu mahalaadimine minu varasemast keskkonnast. Ma olen aru saanud, kui palju otsuseid ma olen teinud, mis tegelikkuses mind ei teeni. Ma olen aru saanud, et mõned harjumused, mida ma olin harjunud tegema, lisasidki mulle stressi, näiteks minu sissetulek. Ma kasutasin väga palju mugavusteenuseid ja see, et kui olukord nüüd on selline, et kus ma pean veidikene oma finantsilisi otsuseid läbi mõtlema, olen ma avastanud, et päris paljud minu kulutused olid tegelikult sellised, mida ma tegin mugavusest ja harjumusest. Näiteks sõitmine Bolt Drive'iga, see tõmbas ikka normaalse summa kokku, kui selle peale vaadata, aga need väiksed sutsud on ju 3 euri, 4 euri, et neid ei pane tähele kohe nii, aga kui need kõik kokku liita, siis sinna tekib päris suur number. Minu magamine, uni on muutunud jõhkralt paremaks, sest ma ootan igat päeva nagu põnevusega, sest ma teen midagi viimaks endale. Ma ei tee seda, et keegi on mulle öelnud, et ma nüüd pean ärkama, vaid ma ise tahan ärgata. Ja mul on kalender endiselt sündmusi täis, aga need on kõik minu enda sündmused ja seal pole enam selliseid asju, mida ma pean tegema ja mis on kellegi teise poolt määratud. See on nii veider tunne, kuid samas ülimalt vabastav. Mõnus on ka see, et iga muutus, sisseelamine võtab samuti aega. Ja ma olen tähele pannud, et endiselt on see vana programm sees. Et kui ma näiteks, mulle meeldib vara ärgata, ma ärkan kuskil nüüd, kui varem oli minu ajaaken 7-8, siis nüüd on see muutunud 8-10 vaheliseks. Ja kui ma ärkangi näiteks planeeritust veidikene hiljem, on mul esimesed mõtted, oh shit, sa magasid sisse ja siis ma olen mingi, kuhu sa sisse magasid? Aga see vana programm on, et ma veits magasin kauem, nüüd ma jään tööle hiljaks või midagi sellist, et kohe on jälle see, et mingi asi on
nii sisse taotud, on niimoodi nagu enda üheks mingiks enda edu, enda õnnelikkuse või rõõmu defineerimiseks muutunud, et kas ma nüüd ärkasin õigel ajal, kas ma nüüd jõuan järgmisesse toimetusse. Et see on nii veider tunne, et nüüd ongi see, et ma ei pea ju otseselt kuskile minema, et kõik, mis ma ise teen, seda ma teengi iseendale ja ma saan ainult iseennast süüdistada teinekord. Kui ma näiteks kas siis mingit tegevust ei jõua päeva jooksul teha või mitte, aga sellest jälle ei juhtu mitte midagi, sest see on kõik pika perspektiivi küsimus, on ju. Ma teen iga päev midagi, mis viib mind sammu võrra lähemale, aga lihtsalt tean, et varasemad harjumused on endiselt kuskil sügavale sisse taotud. Et ongi, ma ei pea kella peal ärkama, magangi näiteks 9:45-ni. Esimesed mõtted on mingi, oh shit, 45 mintsa kauem, kui sa tahtsid, mingi, aga mis siis? Ja selle enda edu defineerimisega ja ikka selle õnnelikkuse defineerimisega on veel päris palju väljakutseid, et varem ju tööülesannete täitmisel kõik sõltus tulemusest ja sõltus ka sellest, kui palju ma kontoris kohal olen ja kui palju ma seal istun. Siis nüüd on nagu see, et ma olen pidanud ise uuesti defineerima, mis teeb päeva minu jaoks produktiivseks. Et kas see, kui palju ma nüüd arvutis niimoodi spämman emaile või helistan või teen kõnesid mingi teatud arvu. Ma olen hoopis enda jaoks defineerinud selle teistmoodi, et kui ma suudan hommikul esimene tund aega olla iseendaga endiselt, et ma ei näpiks mingi nutitelefoni või ma ei läheks nagu arvutisse emaili lugema, onju, sest see on juba minu jaoks võit. Et see järjekordade asetus on vahetunud sellega, et tähelepanu on iseendal rohkem, enda eest hoolitsemisel, et ongi tund aega kõigepealt iseendale, lähen käima, hoolitsen enda eest, pesen, ajan habeme, teen soengu, et nagu näha piks ja viisakas välja, sest äkki ma pean kuskil minema päeva jooksul. Ja seejärel vaikselt niimoodi hakkan imbuma siia virtuaalmaailma, onju, et vaatan, kas meil on mingeid uusi emaile. Siis ma teen veits loovtööd, mõtlen sisu peale, mõtlen, mida ma võiks teha nõustaja rollis, näiteks avalikke esinemisi, nende artiklite teemasid ja samal ajal, et hoolitseda enda füüsise eest ja enda vaimu eest, onju, ma pean ka liikuma, tekitama selleks konkreetse aja, tekitama võimaluse, et ma saaks joosta, ma saaks teha pikki jalutusi, et just oma mõtetega jääda, et neid ka kindlasti hoida oma päevamenüüs. Ja kui ma neid teen, siis ma tunnen ennast hästi, siis see defineeribki minu heaolu, minu õnne. Ja kui ma tunnen ennast hästi, kui ma tunnen ennast laetuna, kui ma tunnen ennast puhanuna, energilisena, siis see hakkab kajastuma ka minu tulemustes, sest kui mul on seda sisemist drive'i, ma ka teen, ma ka tegutsen ja ma riskin ja ma võtan julgust selles osas, et proovida variante, mida ma veel ei ole proovinud. Aga kui see nagu muutub ainult tulemuse jahtimiseks, siis ma kaotan. Sest kui tulemus hakkab mind defineerima, siis mul kaob tähelepanu kogu sellest suurest pildist ära just iseendalt, onju, et mul oleks kõigepealt hästi ja minu ümbritsevatel inimestel oleks hästi. Ja ma pean ka andma hästi palju selles osas, et ma ei saa kogu aeg võtta. Anda on hea, aidata on hea ja sellepärast mulle see nõustamise töö nii väga meeldibki. Et kui sa näed inimest, kes ongi depressioonis, kes on ärevushäirega kimpus ja siis tekib see arutelu, see vestlus, küsimuste küsimine, siis inimene saabki aru, et ta ei ole üksi enam ja et keegi on veel ennast tundnud nii, siis see on nagu nii näha, et sinna tuleb sära silmadesse tagasi, tuleb see eneseusk tagasi ja ma nii naudin selle tegemist. Et jah, see on olnud üks vinge 4 kuud avastamist tagasi nagu selliste lihtsate asjade juurde minemist. Hästi palju mõtlemist, defineerimist, milline on edukas inimene, kuidas ma tunnen rõõmu, mis tähendab minu jaoks õnnelikkus, tähendusrikkus, hingetäide, kõik selline. Ja ma olen kohtunud väga ägedate inimestega nüüd, kuna mul on aega rohkem. Ja see on nii veider selles osas just, et minu taust, müügitöö taust
ma võin võõra inimesega astuda vestlusesse küsimusi küsimata, pole mingit takistust. Aga kui on inimene, kellele mina vaatan justkui alt üles, siis ma tunnen sellist aukartust, ma kardan päriselt nagu juttu teha, sest ma kuidagi suudan selle taustal ennast nii pisikeseks teha. Ja siis ma olen kahe inimesega kohtunud, kes on minu arust sellised ägedad meeskujud, kellelt ma tundsin, et mul on palju õppida ja mulle just silma see, kuidas nad asju ajavad, kuidas nad suhtlevad inimestega, kuidas nad on iseenda teekonda alustanud, ehitada üles siis midagi sellist, milles nemad ennast hästi tunnevad ja mida nad arvavad, et on vaja ja nagu puhtalt nagu kire pealt teevad seda, siis see ühendust võtmine, ma kogusin paar kuud julgust. Mul oli tekst, email valmis kirjutatud või see, et Facebooki otse kirjutada, onju. Ei julgenud vajutada enter. Kartsin. Ja lõpuks ma olin mingi, kuule Silver, mida sa ajad, noh? Lihtsalt saada ära. Ütleb sulle ei kokkusaamise osas või mis siis ikka juhtub. Ja tegin ära. Kohtusime. Kõik see, mis ma enda peas ette kujutasin, see ei vastanud nagu tõele. Ja et öeldakse ei ja et öeldakse umbes, et mis sa üldse tuled küsima, onju. Nagu inimesed tegelikult, inimestele meeldib aidata, aga kui ma ei küsi abi, siis nad ei tea ka, et ma abi vajan. Seega on nagu hästi oluline rääkida, mis sa soovid, kuidas sa tahad, et sinusse suhtutakse. Sellepärast on oluline ka piire kehtestada. Kui keegi teeb sulle liiga sõnadega või tegudega, siis tuleb sellest kohe rääkida või sellest nagu teada anda. Alguses on see kindlasti hästi kohmakas, ei tule kohe välja, konarlik, aga mida rohkem seda teha, seda paremaks see muutub. Ja jumala okei on välja öelda, kui keegi näiteks tegi liiga või kui keegi ütles midagi halvasti või käitus halvasti, siis just enesekindel inimene on see, või inimene, kes hoolitseb enda eest, ütlebki neid asju välja ja neid on okei välja öelda. Ei pea koguma enda sisse ja siis, kui enam rohkem ei kannata, siis nagu suure laviinina plahvatama või midagi sellist. Üks mõte, mis ma siia lõppu tahan kindlasti edasi öelda, on see, et tänada teid kõiki, et te olete minu teekonda jälginud, et te olete sellega kaasas olnud, et te olete soovitanud inimestel tulla minu juurde nõustamisele ja samal ajal ka siis no ma vaatan vahepeal neid numbreid, onju, et kes jälgib ja kui palju vaadatakse, mis päeva lõpuks ei tähenda muidugi mitte midagi, aga mul on nagu nii hea meel näha inimesi, kes elavad kaasa. See tähendab minu jaoks nii palju. Ja ongi, mul on paar korda tänavatel on ka juhus, onju, et kus mul endal on mingi mõte peas, et nagu see sisu tegemise kohta mingi raskus tabanud või ei tea, mida teha järgmisena täpselt, onju, siis alati just saadetakse mingi märk, et keegi inimene peatub kõrval ja ütleb, kuule, kas sa oled see Silver või teed neid videoid sinna TikToki ja igale poole mujale. Jah, kuule, väga hea, thanks, tee neid edasi, ütles mul üks inimene, kes rattaga sõitis mööda Tammsaare teel enne Mustamäe keskust ja see, see tõi nagu nii hea tunde sisse, meeletult tänulik sellest. Aga siia lõppu on see põhimõte, et me kõik ju tahame saavutada midagi. Ja me kõik tahame olla rõõmsad, õnnelikud, et meie elu tähendaks midagi või meie teod tähendaks midagi, et see täidaks hinge nagu. Siis vaimse tervise ja füüsilise tervise osas on ka üks huvitav põhimõte, mida ma olen nagu alateadlikult järginud, aga nüüd nagu kuidagi see ilmutas ennast mulle ja formuleerus sellise lausena peas, et head vaimset tervist, seda ei saa saavutada. Mida ma saan teha, on olla inimene, kellel on hea vaimne tervis. Ja see tuleb minu tegutsemisest. Ehk siis minu
harjumustest, minu igapäevarutiinidest, kellega ma suhtlen, kellega ma ennast ümbritsenud olen, mida ma igapäevaselt teen, kuidas ma lähenen probleemidele, takistustele, kuidas ma tunnen emotsioone, kas ma julgen need vastu võtta või ma blokin osad neist eemale, sest ma ei taha neid tunda. Ja, ja see sõltub ka sellest, kuidas ma enda eest hoolitsen füüsiliselt. Kas ma stressi tekkimisel valin lihtsamad variandid, näiteks söömine, joomine, alkoholi joomine, mõnuainete tegemine või ma valin raskema tee. Aga ma tunnen ennast pärast kordades paremini läbi liikumise, läbi stressi tekitamise kehale. Ongi saun, külm vesi, trenn. Kui ma tahan, et mul oleks hea vaimne tervis, ma pean muutuma inimeseks, kellel on hea vaimne tervis. Ja see ei ole saavutamine. Sest kui ma hakkan ennast hästi tundma, ma ei lõpeta, ma jätkan iga päev. Iga päev hakkab otsast peale. Sest niipea, kui ma tahan midagi saavutada, siis see on sellise tulemuse tagaajamine. Ja kui tulemus on käes, mis saab järgmiseks? Sellepärast see peabki olema jätkuprotsess, mis kestab viimase hingetõmbeni. Ja kui ma ei tea, milline inimene on, kellel on hea vaimne tervis ja füüsiline tervis, siis ma pean mõtlema, mida ta teeb igapäevaselt. Millised on ta harjumused, mis tööd ta teeb, kellega ta suhtleb, kuidas ta iseennast kohtleb. Kas ta tegeleb iseendaga kõige viimasena ja hoolitseb alati kõikide teiste eest eelisjärjekorras, alustades oma töökohast ja nii edasi, või ta hoolitseb ka enda eest. Kuidas ta reageerib raskustele, kuidas ta lahendab probleeme ja kõige lihtsam asjani välja ja siis hakata neid enda ellu tooma. Niimoodi on võimalik muutuda inimeseks, kellel on hea vaimne tervis. Ja kui ma tunnen ennast hästi, kui mul on hea olla päriselt enda kehas, ega see ei tähenda, et raskused ära kaovad. Haigelt paska tuleb veel, aga muutub minu hoiak selles osas. Ma võtan selle vastu ja ma usun, et ma suudan kõik raskused ära lahendada. Ma ei põgene probleemidest, ma ei põgene keerukuste eest, vaid ma proovin ja kas või ebaõnnestun, aga vähemalt iga ebaõnnestumise tagajärel on mul uued teadmised, mida järgmine kord teistmoodi teha ja siis uuesti proovida. Seega, kodune ülesanne kõigile. Kuidas olla inimene, kellel on hea vaimne tervis ja mida ma selleks tegema pean igapäevaselt? Alustades kõige lihtsamast asjast. Näeme järgmine kord. Tšau!